Tere õhtust. Nii. Alustame siis jällegi raamatu lugemist. Käisin õues metsas kõndimas, põsed õhetavad, panin näo niimoodi lumme üleni. Tegin nägu lume sisse. Päris huvitav. Nii, tänase peatüki nimi on siis muuda ebatervislikke emotsionaalseid mustreid. Saad peagi aru, et pead asjadel minna laskma, lihtsalt sellepärast, et nad on liiga rasked. Heaolu tähendab seda, et oled sina ise ja aktsepteerid end sellisena, juhtugu mis tahes. On mitmesuguseid ebatervislikke elumustreid. Mina nimetan neid vaimupurustajateks, mille tõttu on väga raske leida eluks vajalikul määral armastust, aktsepteerimist ja heaolutunnet. Enne kui neist ebatervetest emotsionaalsetest mustritest juttu teha, mainin ühte küsimust, mida mulle sageli esitatakse. Kui mul hakkab seade tühjaks saama, pean võib-olla laadima panema. Ja saigi asi lahendatud või kõik korras. Kui me peaksime ennast armastama ja tunnustama sellena, kes me olema, miks me siis püüame ennast selle teraapiaga nii kangesti muuta? Vastus on lihtne. Me ei taha muuta seda, kes me oleme, vaid püüame muuta oma elus kõike sellist, mis meie heaks ei toimi. Meil pole vaja, et püsiksid ebaterved mustrid, millest on küll saanud osake meie elust, kuid mis pole osakesed meie parimast minast. Näiteks olen mina vahel loomuomaselt kärsitu. Kui kliendid kuulevad mind seda ütlevat, siis nad imestavad, miks ma seda korda ei sea. Tõde aga kõlab nõnda, et see on lihtsalt osake sellest, kes ma olen ja mulle see sobib. See ei riku minu elukvaliteeti. Ma ei taha veeta kogu elu oma isiksuse kallal näägutades. Ma soovin elada võimalikult vabalt, leppides kõigega, mida saan enda jaoks teha ja muutes ainult seda, mis tõepoolest kahjustab mu elukvaliteeti. Võib-olla oled mõnda mustrit juba väga pikalt harjutanud. Võimalik, et terve elu. Võib-olla on need kootud sinu olemusse nii põhjalikult, et sa ehk ei saagi aru, et nad ei pea seal olema. Ent selles peitubki mängu võlu. Sa võid muuta mis tahes mustrit, mis ei toimi sinu heaks, sõltumata sellest, kui ammu sa selle selgeks õppisid. Tervete elumustrite hulka kuuluvad näiteks need: kurnav sõnavara, negatiivne enesehinnang, ohvrimentaliteet, kõige isiklikult võtmine ja negatiivsed sundmõtted. Kui mõni neist sulle tuttav tundub, siis oleks sul mõistlik veidi aega vaikselt istuda ja endalt küsida, kas oled ikka kindel, et oled nüüd valmis neist vabanema. Ära nuhtle ennast, kui see pole nõnda. Nende muutmine võibki olla heidutav. Kui saad endalt aga vastuseks nõus oleva noogutuse, et on aeg sellest kõntsast vabaneda, siis olen valmis sind aitama. Iga mustri puhul, kus see võiks kehtida, pakun sulle mõne idee, mis laadi läbi töötamata kogemused ja kahjulikud uskumused võiksid olla sellega seotud. Siis saad neist vabaneda, kasutades neis peatükkides õpitud võtteid.
Selle peatüki lõpul jagan sinuga üht täiesti uut emotsionaalse energia vabastamise võtet. Olen selle tutvustamisega siiani viivitanud, sest ei tahtnud sind korraga liiga paljude võtete üle koormata. Kui oled 3 südame võtte omandanud, võid seda rakendada koos teistega või kasutada eraldi. Kurnav sõnavara. Minu moto oli ettevaatlik sellega, mida sa endale ütled, sest sa võtad enda alati kuulda. Kas pole see siis tõsi? Ehkki see käib muidugi enamasti selle kohta, mida me oma peas iseendale ütleme, on tegelikult tähtis ka see, milliseid sõnu kasutame igapäevasuhtluses teiste inimestega. Ka see mõjutab meie enesetunnet. Arutame siin mõlemad, nii sõnavara, mida kasutame kõnelustes teistega, või ka sõnavara, mida kasutame oma sisekõnelustes. Kui veendusin vaimu ja keha tervendamise määratu suures jõus, sain teadlikuks ka igast väikesest osakesest iseendas, mis tervenemisele kaasa aidata ei tahtnud. Seejärel hakkasin märkama, et kõik mu sõnad ja laused kaldusid kas ühele või teisele poole, kas sinna, kus ma tahtsin olla, või hoopis sellest eemale. Sellest uuest vaatenurgast lähtudes tegin kindlaks mõne sõna, mida tahtsin oma sõnavarast välja heita ning soovitan sinulgi seda teha. Ainus, mida sa iganenud keelemustrite muutmisega vajad, on arusaamine, millal sa neid kasutad ning selle lõpetamine. Ära lihtsalt jätka. Niisugused igapäevad keelemustrid, igapäevased keelemustrid on lihtsalt harjumus ja sul on võimalik neist vabaneda, kujundades uue harjumuse ning kasutades meeldivama kõlaga sõnu. Hõivatud. See viitab, nagu oleks sul tublisti tegemist. Hõivatus on sõltuvus. Meie ühiskond uhkustab hõivatusega. See tähendab, et me muudkui teeme, korraldame ja oleme kasulikud. Tavaline ettekääne, ma olen sellega liiga hõivatud, vihjab, nagu poleks sul valikuvõimalust. Vale jutt. Valikuvõimaluse puudumine põhjustab stressi. Valimine millegi meeldiva hulgast rahustab. Proovi selle asemel on tegemist. Proovi selle asemel on tegemist. Ma olen liiga hõivatud, siis proovi selle asemel tegemist. Mul on sel nädalal tõepoolest palju tegemist. Seetõttu pühendan oma vaba aja sellele, millega mulle tõepoolest meeldib tegeleda. Ülekoormatud. See tähendab, nagu oleksid mingisse tohutusse massi mattumas või uppumas, et sind allutatakse või litsutakse laiaks. Jah, see poleks kuigi meeldiv. Jätame selle kõrvale ning võtame üleujutatud, mida saab tõlgendada ka kui külluslikku valikut. Miski ei saa meid laiali litsuda ja päev otsa oma kehale rääkimine, nagu oleksid ülekoormatud, pole üldse tervislik sõnum. Sa ju ei tahaks ikka ja jälle endale öelda, et mind litsutakse laiaks. Proovi hoopis üle ujutama. Olen üle ujutatud hulga suurepäraste võimalustega. Ärevus. See on rahutuse tunne, mis tavaliselt avaldub mingi paratamatu sündmuse eel või seoses mingi asjaoluga, mille tagajärge on võimatu ette arvata. Sõna ärevus ei väljenda täpselt, kuidas sa ennast tunned. Kui kasutame seda väga üldist sõna ärevus, ei ole me sunnitud välja mõtlema, millega täpselt tegemist on. See aga aitaks meil sellest üle saada. Minu arvates on ängistuse taga peidus tõeline emotsioon. Sellest sõnast loobumine ergutab sind selgusele jõudma. Mis emotsioon see siis tegelikult on, mis ootab äratundmist ja vabastamist? Proovi selle asemel emotsionaalse või rahutu.
Proovi selle asemel emotsionaalne või rahutu. Ärevuse sõna asemel emotsionaalne või rahutu. See pole negatiivne ega positiivne, lihtsalt on. Ma tunnen end emotsionaalsena, rahutuna ning tahan selle põhjuses selgusele jõuda. Krooniline. See sõna tähendab pikka aega püsimist või alatasa kordumist. Tahame ju endale tekitada uskumusi, mis soodustavad seda, mida me tegelikult soovime. Sõna krooniline tähendab aga sisuliselt, et mingil probleemil või arusaamatusel polegi lõppu. On ju nii, et selle sõna pruukimine ja sulle samasuguse sildi külge kleepimine ei sobi sugugi uskumisega, et mure möödub pigem rutem kui hiljem. Proovi selle asemel kogemine öelda. Asendusena toimib see suurepäraselt, aga ega viita üldse, et sa kavatsed pikemat aega või korduvalt selle külge klammerduda. Kogemine. Ma kogen seda ja näiteks siis see probleem. Ma kogen peaks. Seda sõna kasutatakse tavaliselt kellegi ülesande, kohustuse või õigesti tegemise osutamiseks. Oleks pidanud osutab veale selleks, et midagi tehti valesti ja kedagi tuleks süüdistada. Meil on kergem endasse sõbralikult suhtuda siis, kui me ei tembelda oma tegevust valeks, vaid hoopis vaatame, mida mündi teine külg ehk meile kasulikku võiks tuua. Proovi selle asemel sõna võiks. Peaks, võiks. See on tibusamm õiges suunas. Võiks viitab valikule, aga valikud tekivad siis, kui end hästi tunneme. Kui ühest valikust pole abi, siis võime uuesti valida. Ikka ja jälle. Ma oleksin võinud seda või teist teha. Mina, nüüd sisesta probleem. Omastavad asesõnad on küll keeles vajalikud, aga tegelikult pole mõistlik omaks pidada midagi, mida sa tegelikult endale ei soovi, näiteks emotsioonid, haigused või muud midagi tülikat. Selle näidetena olgu mainitud minu see tõbi, vähktõbi, minu ärevus, minu viha, vaenlased ja nii edasi. Neid kõiki saab ümber sõnastada viisil, mis pingeseisundisse viimise asemel keha hoopis lõõgastab. Proovi selle asemel sõnu see või too julgustavamana. Kõlavad fraasid see või too kurbus, mida ma tunnen või viha, mida ma kogen. Kõik need mängivad sinu eraldatust mingist murest või seda, et mure on ajutine, ainult liigub läbi sinu ega ole kuidagi sinu oma. Mina olen, sisestad emotsiooni, väljendite midagi tundma või midagi olema vahel on oluline vahe. Samamoodi nagu asendamine eelmises lõigus. Sõna minu viitab ka mina olen mingite asjade omamisele, mida me tegelikult endale ei tahagi. Proovi selle asemel tunnen. Ma tunnen ennast kurvana. Ma tunnen ennast tõbisena. Lisasoovitus. Ehkki järgnev ei tarvitse olla see, mida me tavaliselt keeleks peame, on mõistlik, et meiliaadressid, paroolid, suhtlusvõrgustiku, kasutusjuhend ja nii edasi ei kuulutaks millegi vastumeelse energeetilise valdkonda. Ära ole küberruumis näiteks Review forever, krooniliselt 2 imelikud sõnad on siin või midagi muud. Sul pole võimalik midagi olla ja ühtegi ennast sellest tervendada. Üks viis kurnava sõnavara mustrist vabanemise on otsekohe end parandada. Üks viis kurnava sõnavara mustrist vabanemiseks on otsekohe end parandada. Trükivead sees.
Kui öeldu valjusti ümber sõnastada, juhul kui see sind kohmetuks ei tee, siis aitab see harjutada energiat, mille sa neisse sõnadesse panid. Aga võid ka endamisi öelda, kustuta või oih, see aitab lähetada kõikidele sinu alateadlikele osadele sõnumi, et aeg on sõnapruuk ümber programmeerida. Oih. Vabastamist vajavad energiat. Kurnava sõnavaraga tegelemiseks võib samuti otsida uskumusi või läbitöötamata kogemusi, mis sunnivad sind seda keelt kasutama. Kui oled näiteks sisse võetud sõnast hõivatud, siis mõtle, kas usud näiteks, et oled liiga hõivatud, et valida teiste asemel iseennast. Mis sinu arvates juhtub, kui seda teed? Kas keegi vihastab sinu peale? Kas sul on mineviku kogemusi, mis annavad põhjust nõnda arvata? Negatiivne enesehinnang. Kujutame hetkeks ette, et meie keha kuuletub kõigele, mida me endale ütleme, nagu oleks see käsklus. See ei filtreeri ega tõlgi, lihtsalt võtab kätte ja tegutseb. Hirmutanud see, et sul ei tarvitsegi seda ette kujutada. Oma sisekõnega annad sa rakkudele käsu uskuda või teha nii, nagu sina käsid. Ükspuha, kas sõnadega või lihtsalt oma peas. Hoolitse selle eest, et su ajus poleks kurja kohtuniku, kes etendust juhib. Ainsad käsud, mis tervenemist soodustavad, on need, mis meenutavad meile, et väärime tervenemist, sest oleme nii ägedad, mitte mingid luuserid. Kui oled pikka aega iseenda nüpeldamist harrastanud, siis on peaaegu võimatu otse kohe muutuda ennast armastavaks kunstiteoseks. Seetõttu astu sammhaaval. Selle asemel, et proovida kohe mõtelda, nagu oleksid kõik sinu toimingud kulda väärt, alustagem hoopis sellest, et aitan sul endaga sõbralikum olla ning oma inimlikkust tunnistada. Eesmärk on enda üle rohkem naerda ja vähem enda peale karjuda. Tunnista enda inimlikkust. Minu inimlikkuse tunnistamise lähenemisviis sai alguse millestki, mida ütles mulle mu hea sõbranna Julia. Kui olin 20. eluaastates, rääkisin talle ühest inimesest, kes oli mulle valu teinud. Ootasin lootusrikkalt, et ta reageerib vihaga ja astub minu kaitseks välja, mis aga tegelikult juhtus, muutis mu maailmavaadet täielikult. Seda, mismoodi ma otsustasin teiste ja nende tegude, aga samamoodi ka iseenda üle. Minu viimase lause ära kuulanud lausus Julia rahulikult. Tead, see kõlab minu meelest väga inimlikult. Sel hetkel päästis ta minu enda küüsist. Kõik see, mida olin varem heaks või halvaks, õigeks või vääraks pidanud, libises äkki ainsasse inimlikuks olemise kategooriasse. Need sõnad aitasid mul tasahilju astuda teele, kus muutus see, mil moel ma iseennast kohtlesin. Kui taipasin, et mõistan hukka, kritiseerin ja sõitlen iseennast või oma üleelamisi, heitsin käed üles ja ütlesin, see oli tegelikult väga inimlik. Nii oli raske midagi õigeks või vääraks pidada, sest kõik oli lihtsalt tõde. Ja kuidas saanuksin ma sellega vaielda? Kasutan tänini kliendi seanssidel Julia sõnu. Sageli räägivad kliendid närviliselt, et nad tahaksid jagada minuga midagi, millest nad pole veel kunagi kellelegi rääkinud. Ja kui nad on seda öelnud, siis lausun rahulikult. Teate, see kõlab minu meelest väga inimlikult. Niisugune inimlikkuse tunnistamine on otse kui väike maagiline säde, mis toob peaaegu otse kohe kaasa rahu ja kergendustunde. Kui olen selle lause välja öelnud, tunnen klientide energiat täielikult muutuvat. Õnneks on need sõnad meile alati kättesaadavad. Lihtsalt pea meeles. Jaga neid sageli ja heldelt. Nii. Ja nüüd jätan selle lugemise täna pooleli, nüüd on täitsa väsinud. Et kohtume järgmistel õhtutel.